täna räägin teile sellisest filmist nagu Kompass. Ja räägin Kompassist just seetõttu, et möödunud korral vaatasime Saladust. Ja Saladuse film oli just selles filmide sarjas esimene. Saladuse ülesanne oli algatada diskussioon igivanal teemal, külgetõmbeseaduse teemal, see kõige suurem saladus. Ehk teisiti öeldes, et see, millele keskendad tähelepanu, seda rohkendad. Ja nii see meie elu töötab. Ja suuremat muud eesmärki saladusel ei olnud. Aga nüüd järjed on keskendunud sellele, kus anda juba praktilisi juhiseid, kuidas siis hakata oma eesmärke saavutama. Ja Kompass täpselt nii ka töötab. Ta kirjeldab seda teekonda, kuidas oma eesmärki leida, püstitada, sinnapoole liikuda, saavutada, miks ka mitte. Ja seal on filmis just nimelt ka 4 sellist lugu, 4 inimese lood, kes on oma elutee leidnud ja oma eesmärki saavutanud ja nad kirjeldavad ka seda, et kuidas see, kui kerge või raske see on olnud ja kuidas nad sinna jõudsid. Aga tuletame veidikene meelde, ma juba Saladuse filmi puhul joonistasin, et millised me siis oleme. Meil on teadvus, meil on alateadvus, mõlemad on vajalikud, me ei saa kumbagi eelistada, nad peavad tegema koostööd, ainult koos nad tagavad sellise harmoonia ja tasakaalu. Aga teadma peab ka seda, et siin on proportsioonid on niimoodi, et 90% protsessidest juhib alateadvus ja teadvuse osaks on siis 10%. Ja või teisiti väljendades, et ütleme niimoodi, et alateadvus on nagu viljakas pinnas, põld. Alateadvus on subjektiivne, ta ei analüüsi, kas see on hea või halb, et iga seeme, mis siia põllule külvatakse, see läheb kasvama ja seda välja juurida on suht keeruline. Ja teine siis teadvus, tema siis peaks olema selles aedniku rollis, selles valvuri rollis, kes peab siis välja selekteerima hea, halb, vajalik, mitte vajalik, tegema sellised analüüsid selleks, et aednik ju vastutab selle eest, mis siia põllule jõuab. Ja just nimelt on see, et kui me nüüd veidikene tuletame meelde ka, et kuidas külgetõmbeseadus töötab selleks, et siin võib jääda selline eksitav mulje, et see on siis, kui ma võtan tõmmata, et kui ma mingi eesmärgi sean ja siis hakkan tõmbama. Ei, see protsess töötab 24/7, et ma kiirgan kogu aeg välja mingit võnkesagedust ja ilmselt see on vastavuses minu alateadlike mustritega ja ühel hetkel hakkab see kõik siis vastavalt minu poole tõmbuma. See, mida ma välja kiirgan, seda ma tagasi saan. Ehk see on selline püsiprotsess, see ei allu isegi tahtele, see püsiprotsess 24/7. Ja mis veel oli oluline, et kui me siin vaatame, alateadvus juhib 90% protsessidest, annab käsklusi kehale. Me väga palju ja väga tihti ju ei mõtle, et kuidas süda lööb ja kuidas ma hingan ja kuidas veri ringleb ja kuidas organid funktsioneerivad. See kõik alateadvuse rida. Ja alateadvus annab siis käsklusi kehale ja keha vastavalt tegutseb. Nii, ja mis siis, millest veel rääkisime Saladuse kontekstis, et mis selline klassikaline suur viga tehti, et tihtipeale jäädi ainult selle plaani tegemisel või eesmärgistamisel ainult mõttetasandil. Ehk sisuliselt eksitus tuli juba sellest, et kui Joe Vitale Saladuse filmis lehitseb nagu nähtamatut kataloogi, elukataloogi ja siis ütleb, et ja see ongi nii lihtne, et tellid seda ja siis tellid toda, tahan sellist maja, tahan sellist kaaslast, tahan sellist tööd ja vot nii ongi. Siis nii lihtne see ei ole. Sealt või seda eksitav mulje, paljud proovisid ja istusid kui kodus diivani peale, lehitsesid ka seda nähtamatut kataloogi ja siis ootasid, et kus on. Ja olid väga nördinud, kui ei tulnud, ütlesid, see ei tööd. Ma proovisin, see ei tööd. Mis siis puudu jäi? Puudu jäi see, et see jäi ainult teadvuse või mõistuse tasandile. Ehk sisuliselt, vaadake, me tihti ütleme, et ma mõistusega saan küll aru. Ma mõistusega saan küll aru, aga kuskil on see aga nüüd. Kuskil tekib lühis, miks see asi see edasi ei lähe. Tähendab, viga ongi selles, et tegelikult mõistusest üks ei piisa. Näete, siin on need punased nooled. Tähendab, teoks saavad need mõttetasandi plaanid, mida ma võtan tunda selleks, et mäletate, teadusel on omane mõtlemisvõime, mille üle me inimestena peame kindlasti uhked olema. Ja teine alateadvuse tunnuseks on tunne,
emotsionaalne seisund ja mõtted, mida ma võtan tunda, millest saavad minu alateadlikud uskumused, need mõjutavad seda signaali, mis minust lähtub, hakkab teistsugune elu tõmbuma, siit annab alateadvus täiesti teistsuguseid signaale kehale, keha hakkab käituma teisiti, ma hakkan liikuma oma eesmärkide poole, mitte ei istu kodus diivani peal, vaid hakkan liikuma oma eesmärkide poole. See on tegevus, see on teekond, see on teekonnal asumine. Ja kui need asjad on tasakaalus, mul on plaan, mille ma võtan, eks ole, tunda, signaalid kehale muutuvad, ma hakkan liikuma eesmärkide poole, siis ma saavutan tulemused, mida ma tahan, mis on minu jaoks, mis mind õnnestab, eks ole, see selline elu eesmärgiline liikumine. Ja just nimelt on see, et kuidas siis nagu see vahemik ületada, seda tuleb siin endale aru anda, et jah, see nii-öelda see värav või see piir siin teadvus, alateadvuse vahel on ületada võimalik mitmed. Selleks Louise Hay näiteks tema väga palju soovitab kasutada afirmatsioone. Need on sellised positiivsed lausungid ja nende korduv ja korduv kordamine tekitab selle barjääri ületamise ja ühel hetkel siis ma kirjutangi oma alateadlikud mustrid üle uute sõnumitega. Minust hakkab kiirgama teistsugune signaal, tõmbuma hakkab teistsugune elu, keha saab uusi signaale, ma käitun teisiti. Afirmatsioonid. Kindlasti erinevad praktikad, erinevad tegevused, ka teraapiat, näiteks me ise teeme psüühilist kinesoloogiat või tavakinesoloogia, igasugused rännakumeetodid, regressiivteraapiat, mis iganes. Keskenduvad kõik sellele, et rohitakse seda põldu, juuritakse välja ülearune ja asendatakse see uute positiivsete lausungitega. Ja just nimelt seda selles filmis ka palju räägitakse, et kuidas siis nagu teele asuda, et üks viis neid alateadlikke mustreid üle kirjutada on just nimelt ka see, et ma hakkan liikuma, kuigi ma võib-olla täna nii täpselt ei tea, mida, kuidas, aga ma teen midagigi, ma teen iga päev juba mingeid samme, ma teen midagi. Ja see võib aidata ka teistpidi nüüd liiklust, et see võib aidata ka nendel samadel mõttetasandi plaanidel jõuda alateadvusesse, saada alateadlikeks mustriteks. Nii et see tegevus on hästi oluline, teekonnale asuma. Ja siin filmi esimene selline motiiv ongi seotud just sellega, et me tihti kõhkleme asumata teele. No, kuidas me kõhkleme? Me arutleme niimoodi, et kas praegu on ikka õige aeg. Kas ma olen valmis, kas ma olen piisavalt tark, kas mul on piisavalt oskusi, kas ma ikka täpselt tean ja nii edasi. Need on kõik vabandused ja need tihtipeale viivad tegevusetusele, ma jätan sammud astumata ja aeg läheb pöördumatult ja ma ei liigu oma eesmärkide poole. Et siin on selline sõnum, et ei ole paremat aega. Ei ole paremat aega, on praegu. Paremaid aegu ei tule, on sul praegu ja sa hakka juba täna neid samme tegema, mida sa saad täna teha. Ja siin oli filmis ilus selline ütlus, et üks samm oma eesmärgi suunas on parem kui 10 aastat sellel teemal mõelda. Niimoodi, et just nimelt kõik algab esimesest sammust, nagu vana-Hiina vanasõna ütleb, et ka 1000-miiline matk algab esimesest sammust. Tuleb minema. Ja nüüd siis, mida veel siis oluline järgmisena oligi just nimelt see, mida me ka saladuse juures juba rääkisime, et mäletate, need eesmärgid pidid olema SMART, 5 tähte, S-M-A-R-T ja me otsisime neile ka eestikeelset vastet, et minu plaanid see peavad olema selgelt sõnastatud, üldsõnaluses ei toimi. Sa ütled küll, et ma olen õnnelik, mis see tähendab? Mis tähendab õnnelik olemine? See on ühele inimesele üks, teisele teine. Aga kirjelda ära. Ma olen õnnelik, see tähendab, et on see. No, mis iganes on oluline sinu jaoks, mis tagab sulle õnnetunnet. Teine, see M-täht tähendab seda, et su eesmärgid peavad olema mõõdetavad. Neil peab olema mingi mõõde. Selline, nad ei tohi olla üldsõnalised, nad peavad olema mõõdetavad. A-täht, see on juba aset leidnud. See on see samma, kui ma võtan seda korra veel tagasi. Ma pean võtta seda tunnet, ma tunnen seda, et see on juba käes, see on juba aset leidnud. See ongi juba nii. Aset leidnud. Siis R, SMARTis, R on, plaanid peavad olema realistlikud. Ei ole mõtet sellist utoopilisi asju endale tahta umbes kontekstis, ma pärast vaatan. Ei ole mõtet. Sa pead juba enne teele asumist ikkagi oma
äriplaanid läbi töötama enda jaoks, et need asjad oleks realistlikud. Ja mis viimane, see tõhtäht seal tähendab, on täpselt ajastatud või ajas paika pandud. Ehk sa pead andma ka aega. Saladuse filmist tuli hästi välja ka see, et milleks on seda aegnihet või aega vaja. Aga ka selle jaoks, et ma võib-olla vajadusel saan ka asju ümber hinnata. On ju öeldud, et millal inimene enne on teadnud, mida ta vajab. Aga kui sa jätad nüüd endal ka ajalise varu ja hakkad siiski kulgema, siis oled sa valmis ka tegema muudatusi, asju ümber hindama. Me ei ole selgelt nägijad, et me näeme väga täpselt ette ja me teame väga täpselt, mida me vajame. Me oletame. Aga nüüd, kui on aeg võetud ja näiteks selline klassikaline plaan, et ütleme, ma siin joonistasin sellise 3 kuu plaani, et 3 kuu pärast ma tahan jõuda mingi eesmärgini. Nii, see näete siin. 3 kuud, 3 kuu pärast minu eesmärk on siin. 3 kuu pärast ma tahan jõuda eesmärgi. Ja nüüd hakkad siit tagasi tulema. Hakkad siit tagasi tulema, võib teha nädala kaupa, 2 nädala kaupa. Mina tegin kuu kaupa, et tuled siit kuu aega tagasi. Nii, see on kuu enne eesmärgi saavutamist. Ja paned kirja kõikvõimalikud tegevused, mida sa teed kuu enne eesmärgi saavutamist. Nii palju kui pähe tuleb. Nüüd tuled siit veel tagasi, tuled kuu aega veel tagasi. Nüüd on 2 kuud enne eesmärgi saavutamist. Kirjeldad ära need tegevused, mida sa teed 2 kuud enne eesmärgi saavutamist, selleks, et jõuda eesmärgini. Tuled siit veel kuu tagasi, jõuad tänasesse päeva ja sa saad ära kirjeldada ka kõik need tegevused, mida sa teed täna. Ja vaadake, need ilmselt võivad olla sarnased, aga nad võivad olla ka erinevad. Aga mis on selle asja mõte? Sa seadsid eesmärgi, sa ajasid sellele täpse ajalise mõõte. Aga nüüd tagasi tulles, kirjeldades ära kõik tegevused, sa saad teekonna kirjelduse koos tegevuste kirjeldustega. See on nagu teekonnaleht. Aga juba reaalsete sammudega, mida astudes sa jõuad eesmärgini. Aga samas viies ennast sellisesse seisundisse, et sa oledki teel sinna, et sinust kiirgõlbuga selline signaal. Ja sa saad sellise teekonnalehe. Nii et minu arust selline plaan on väga hea. See just nimelt on see, et see sunnib diivanilt nii-öelda püsti tõusma ja juba kuskil suunas minema hakkama. Täna teed neid tegevusi, mis sa täna saad teha, kuu aja pärast neid, mida sa siis ja nii edasi, kuni on eesmärk saavutatud. Aga niimoodi teel olles eesmärgid saavutuvad ja seda suure veendumusega. Eesmärke me ei saavuta siis, kui me ei hakka kulgema. Nii, mis veel oli siin filmis räägiti, oli üks selline, nemad tõid sisse sellise alapealkirja nagu vundament. Mina Feng Shui analoogiast tooks siia sellise paraguatsooni nagu perekond, sugupuu, kõik, mis oli varem. Sõnumid minevikust. See on see nähtamatu seljakott, millega mina kui matkasel siia eluteele olen saadetud ja mida ma siin nagu oma elu jooksul olen korjanud. Ehk tuleb hakata tegema analüüsi. Tuleb hakata tegema analüüsi ja hakata, see on ka endast teadlikuks saamine, aga näiteks esimesena panna kirja kõik, võtadki endale lehe või võtad päeviku, paned kirja kõik oma plussid. Milles ma olen hea, mis on minu tugevused? Ahah, ma olen selles ja siis ma teen seda hästi, mul on selline omadus. Algus ei pruugis olla kerge, võta selleks aega, jätta nagu avatud fail, jätka ka järgnevatel päevadel. Ma tean, et see ei ole lihtne selleks, et me oleme, kui me koolitustel oleme lasknud, me teeme sellist eneseanalüüsi hetkedel seal inimestel võtta lehe ja kirjutada, et pange kirja 5 omadust, mida te peate enda tugevuseks, millest te olete head, siis läheb pusimiseks, ei tule kergelt 5. Teate, seda on nii vähe, kõigil on rohkem neid 5 ja nad pusivad. Tähendab, me ei ole väga tihti mõelnud selle peale. Me ei ole väga tihti mõelnud selle peale, mis on meie plussid. Nii, panedki kirja. Ja mis see tähendab? Kõigepealt sa saad endast teadlikum, ahah, need on minu tugevused. Aga nüüd sa saad ka nendega tegeleda, sa saad oma tugevustega edasi tegeleda, arendada neist välja oma trumbid. Ja need tugevustest teadlikuks saamine aitab ka oma eesmärki paremini kirjeldada, mida sa elus tahad saavutada. Ahah, ma olen selline inimene, mul on sellised omadused. Ja mulle soovitus veel. Ja kui sa tahad veelgi täiuslikumat infot, et me võib-olla pole enda suhtes alati objektiivsed või meil on võib-olla veidikene ühekülgne pilt endast, siis selle samma harjutuse juures kasuta abistajaid. Leia 5 inimest.
sõltumatud inimesed, keegi töölt, keegi pereliige, sõber, sõbranna, tuttav, 5 sõltumatut inimest ja anna neile ekspromptona kätte, ülesannana paber kätte ja palu neil kõigil kirja panna 5 omadust, mis neile sinu juures meeldivad. 5 omadust, mis neile sinu juures meeldivad, mida nad peavad sinu tugevusteks. Nii, lase neil kirja panna, eeldame, et sa oled ise eelnevalt juba enda arvates, mis sinu arvust on sinu tugevused kirja pannud. Ja nüüd, kui sa lased teil kirja panna, korjad need kokku, võid teha analüüsi ja pane tähele, teatud omadused hakkavad korduma. Ja need on suure tõenäosusega just nimelt need sinu tugevused, millega siis tasub tööd edasi. Siis teine pool, olles enda vastu aus, pane kirja ka kõik miinused. Kõik miinused. Ja paned kirja kõik miinused. Ma siin ei soovita suurele ringile minna, miks selleks, et ego võib pihta saada. Kui lähes palud kellelegi, et pane kirja 5 omadust, mis sulle minu juures ei meeldi, siis see ei pruugi mulle pärast meeldida. Aga pane ise ja üldiselt võt siin huvitav on see, et siin tuleb ka ilmekalt välja see, et kuhu meie fookus on suunatud. Inimesed teavad väga hästi seda, mis on miinused, mis on täna takistus. Seda poolt teatakse paremini. Seda, mis on hästi, nii hästi ei teata. Tähendab, meie fookus on millegipärast suunatud nõrgemale poolele. Ja nüüd tehes sellist harjutust, ma saan suunata fookuse oma tugevustele, neid edasi arendada. Ja mida nende miinustega teha? Nende miinustega on selline teema, ma võtan korra selle joonise tagasi, et tegelikult need miinused istuvad siin alateadvuses, selles viljakas pinnases. Ja nüüd, kui ma saan neist teadlikuks, siis kindlasti on olemas ka vahendid, kuidas neist lahti saada. Kuidas nendega viisakalt hüvasti jätta, minna oma teed. Ja mis selleks kasutatakse? Afirmatsioonid, afirmatsioonide korduv kasutamine, Luise Hein neid soovitab, eks ole, afirmatsioonid, sellised positiivsed lausundid, neid tuleb taas ja taas korrata. Erinevad praktikad, teraapiad, no kõik selline asi. Kõik selline asi aga siit te saate ju andmed. Ahah, sellised asjad, siin võivad olla süütunne, madal enesehinnang, hirmud, hoiakud, erinevad mudelid. Ja mis on nagu selle juures tähtis, et kui ma leian need vahendid, kuidas nende segavatega viisakalt lahku minna, siis ma vabastan ka ruumi. Vabastan ka ruumi positiivselt. Minu kott, nii-öelda nähtamatu seljakott muutub kergemaks. Minu teekond muutub sujuvamaks, ma saan oma eludel paremini hakkama. Toimub väga suur selline muutus, väga suur muutus. Nii, ja ma ei oska isegi eelistada selles filmis, kui toodi tagasi see tagasivaatamise punkt kõigepealt ja siis mindi nagu sellise analüüsi juurde, aga vahet ei ole teha samaaegselt, aga mina isegi eelistaks, et enne teele asumist hea on alustada sellest. Hea on alustada sellisest analüüsist, me saame väga kiiresti aru, et ahah, mulle sobib, ma olen selles ja see nii. See võib aidata oma sellist eesmärke või plaane, visioone luua. Ja siis ma saan juba eesmärgistada ja siis selle teekonna ära kirjada. Vahet ei ole, mis järjekorras, aga minu eelistus oleks selle. Või teha neid samaaegselt. Nii, mis edasi? Siis toodi sisse filmis selline mõiste nagu kodu. Aga see ei ole mitte ainult kodu, see oli kontekstis, et meil peab olema see turvapaik, koht, kuhu alati tulla, koht, mis annab mulle energiat, koht, mis aitab mul taastuda, koht, mis aitab mul endast teadlikumaks saada. Ja suurepärane, kui see on kodu. Öeldakse, et minu kodu on minu kindlus ja võt, kui sa oled oma kodus, millega tegeleb ka Feng Shui. Feng Shui tegeleb ühes osas ka just nimelt sellise toetava ruumi loomisega. See on see sama kodu. Et kui sa oled oma kodu pannud hästi tööle, kodu on energeetiliselt sinust kõrgem, siis ma tahan siia alati tulla. Ma taastun siin hästi, see toetab mind, see aitab mul elada võita. Nii et see kodu või midagi analoog on hästi oluline, et mul on see turvapaik, see salakoht, kuhu ma lähen, kus ma saan jõudu, saan rammu juurde, niimoodi, et see kodu mõiste, võtan ju kodu. Aga siis mitte kitsalt piiritletuna siis ainult, eks ole, oma kodu, aga mul peab olema see koht, kus ma saan, eks ole, ikkagi seda jõuda ammutada. Siis järgmine visioon. Visioon. Selle visiooniga on niimoodi, et ma
selles filmis ka tuli see hästi välja, aga ma tahan just täpsustada seda, et me vahel jätame või ei suuda visiooni, plaani teha, sellepärast, et me tahame seda teha liiga täpselt, liiga detailselt, meil on nii õpetatud. Ma mäletan seda, kui minu üks varasem õpetaja küsis minu käest, et Janno, et kas sul on järgmise 33 aasta plaan tehtud ja ma ütlesin, et hulluks, et ma ei kujuta ette, 33 aastat. Ta ütleb, et õpetaja nimelt ütleb, et tead, mis sind segab? Sind segab sõna plaan. Sind segab sõna plaan ja see oleks nagu äriplaan pangale, teate, kus on väga täpsed nõuded, seal on teekonna kirjeldus väga detailne, tasuvusarvutused, aga seal on ka sanktsioonid. Seal on ka sanktsioonid, et kui sa midagi valesti teed, siis sa saad karistada. Siis meil ongi arusaam plaanist, et me ei julgegi plaane teha selleks, et kui ei lähe päris nii, et äkki ma saan karistada. Ei, see ei ole selline plaan. Et see on pigem visioon, millisena ma näen ennast tulevikus. Ja niimoodi mõelda 33 aasta pärast, siis siin ei ole midagi hirmutavat. 33 aasta pärast, millisena ma ennast näen. Ma näen ennast, et ma olen vitaalne, mul on piisavalt energiat, mul on hea tervis, mul on teotahe. Aga see on teostatav. Ja vaadake nüüd, kui ma selle võtan siit selle korra siit tagasi, näiteks ütleme, et see oli mu 33 aasta plaan. Nii, 33 aasta pärast, 33 aasta pärast mul tuleb juubel 80, ütleme, et siin on 80 ja siin ma kirjeldangi ära, et ma tahan olla selline reibas, energiline, eakas inimene, teotahteline, elujõuline, terve loomulik, no kõik see käib siia juurde. Nii, ja nüüd ma saan siit samamoodi tulla tagasi tänasesse päeva ja vaadata, mida ma saan täna juba teha selle jaoks, et jõuda oma 33 aasta plaani täitmiseni. Ja mis veel on oluline, mitte ainult tegevusi ma ei saa siit sellisel juhul, vaid ma saan ka analüüsida, milline on sisu, milline on minu tänase elu sisu. Kas kõik see sisu toetab seda, et ma 33 aasta pärast olen selline teotahteline, energiline, terve, eakas inimene või mitte? Mida ma sisu all silmas pean? No see on see, mis me sööme, mis me joome, millised on meie valdavad mõtted, et kas ma olen täna juba piisavalt kehaliselt aktiivne, kas ma täna juba oma tegevustega panustan, kas kõik need tegevused toetavad minu kaugemaid eesmärke või äkki selles sisus on ka täna mingid selliseid komponente, millest tasub oma kaugemate eesmärkide nimel loobuda. No silmas pean mida? No silmas pean näiteks seda, et me oleme ju nautlejad. Me sööme rohkem, kui me vajame, me naudime, me joome naudingu pärast, me tarvitame erinevaid mõnuaineid naudingu pärast. Noh, me teeme palju asju, me oleme nautlejad. Aga nüüd, kui seda analüüsida, et kas see aitab ka mul jõuda oma kaugemate eesmärkideni, kui ei, siis on siin paslik tegevus ka võib-olla nendest asjadest loobumine, võib-olla mitte korraga, aga kas või järk-järguline, no näiteks teengi oma lühema tegevusplaani siia vahele veel, et täna juba vähem teen seda, loobun järgmisel loobun sellest. Aga ma olen teadlikult need endale ära kaardistanud selleks, et ma olen võtnud sellise ambitsioonika eesmärgi, et 33 aasta pärast ma tahan olla mingis seisundis, mingis konditsioonis. Ja selline visioon on täiesti saavutatav, et see visioon ehk tegelikult ma kirjutaks, see on selline tuleviku minapilt. Kogu oma sisalduses. Ja see on ju kõigile meile ju kirjeldatav. Millisena ma tahan näha ennast tulevikus, mis iganes ajahorisont, millisena ma tahan näha ennast 5 aasta pärast. Millisena ma tahan näha ennast 10 aasta pärast. Ei ole piiranguid. Võta endale sellised horisondid, millised vaja on ja siis hakkad liikuma nende poole. Visioon. Ja mis veel? Nüüd järgmisena toodi välja selline moment, et miks me ei julge ka tihtipeale neid plaane teha, visiooni teha. Noh, visioon, plaan, tuleviku minapilt. Selleks, et me kardame, et me ei tea kõiki asjaolusid
ja me ei olegi selgelt nägijad, me ei peagi teadma. Siin peab teadma seda, et teel olles ma pean olema valmis selleks, et ma ei saa kontrollida ümbrust. Ümbruse olud ja vahendid võivad muutuda, ma pean olema valmis nendeks muutusteks. Tark inimene, nagu Feng Shuis öeldakse, on see, kes ei võitle emakese loodusega, vaid see, kes kohandub. Tark inimene on see, kes kohandub. Nii. Ja see tähendab seda, et ümbrus võib muutuda, vahendid võivad muutuda ja ma pean olema paindlik, ma pean ka kohanduma ja olema valmis ka oma plaanis või teekonnas või oma eesmärkides ka neid muudatusi sisse viima. Ja just nimelt on see, et mida filmis ka rõhutati, et me ei saa kontrollida ümbrust, aga me saame kontrollida oma mõtteid. Me saame kogu teekonna vältel kontrollida oma mõtteid. Et kuhu suunas mu tähelepanu läheb, millised on minu valdavad mõtted, et see on oluline, see on hästi oluline. Niimoodi, et teel, mis siis oli tähtis sõnum, ma olen valmis ka muutusteks. Mis asjad siis võisid muutuda võisid ümbrus, vahendid, olukorrad, et ma olen selleks valmis. Ja teekonnal ma pean sellega arvestama. Lihtsustatud näide, et läksid päiksepaistelise ilmaga jalutama, hakkas vihma sadama. Ja et selleks valmis olla, ma ei näinud seda ette, aga ma võisin oletada, et selline asi, siis ma otsin, kui mul kaasas ei ole, ostan vihmavarju. Või kui mul kaasas on, siis ma avan vihmavarju. Ja umbes täpselt samamoodi, et need muutused teel võivad tulla. Siis väga tähtis märksõna oli siin fookus. Fookus. Ja siin on toodi ka välja see, et tegelikult vaadake meie meeled on väga väljapoole suunatud. Ma toome siin selle esimese loomise tagasi. Kirjutame siia näiteks, näete meeled, mis need on, mis me 5 meelt on nägemine, haistmine, maistmine, kuulmine, kompimine. Aga need on ju kõik väljapoole suunatud, me saame infot väljaspoolt. Me saame infot väljaspoolt ja seda nii miinusmärgiga kui plussmärgiga. Nii. Ja see võib meie fookust kõrvale juhtida. See võib meie fookust kõrvale juhtida ja järsku olete kindlasti tõdenud sellist asja, et otsustate midagi teha. Otsustate näiteks, et ma hakkan mingit harjutust tegema. Ma teen iga päev mingit harjutust. Ja järsku ühel hetkel avastad, et ma pole 2 päeva harjutust teinud ja pole nagu meeldegi tulnud. Milles asi on? Minu fookus on läinud muudele asjadele. Just nimelt, et meie meeled on nagu väga väljapoole suunatud, nagu ma siin ka joonistasin. Ja siin on meedia, ühiskond, keskkond, kõik töötab selle nimel, et fookus kipub minema muudele asjadele meie teelt ära. Ja siis tasub seda tähelepanu mitte karistada ennast, et kui jälle meelde tuli, siis sead jälle fookuse õigeks. Ehk tegelikult selline fookusega on selline pidev ümberhindamine või sättimine, ütleme, ümberhindama. Ja see on seotud selle teelolekuga ka, et kuna ümbrus muutub ja vahendid muutuvad, mida me ei osanud ka ette näha, siis me peame olema ka valmis, et üks oli see, et välismaailm eksitab ja viib me fookust muudele asjadele oma teekonnalt ära. Aga teine asi on, et me peame olema valmis ka seda fookust ümber hindama, kui olud muutub. Järgmisele asjale. Selleks, et mida Feng Shui põhipostulat ütleb, sarnane tõmbab sarnane, millele keskendab tähelepanu, seda rohkem. Tähendab, see fookus on hästi oluline. Ja mis aspekt siit sellest filmist veel hästi läbi käis, oli vale tee. Paneme sellise asjaga kirja, vale tee. Vale tee. Me ei ole keegi kaitstud sellest, et me võime valele teele sattuda. Ja kuidas sellest täna ka juba rääkisime, kuidas siis seda ära tabada, et teekonnal on toimunud valepööre 2. Ilmselt selle järgi, et minu emotsionaalne seisund muutub. Ma ei tunne ennast enam hästi, ma ei tunne ennast positiivselt. Sellest ei ole midagi hullu, pane seda tähele ja siis korrigeeri kurssi, hinda midagi ümber ja jälle tunned, et kui emotsionaalne seisund muutus jälle positiivseks, siis sa oled oma teel tagasi. Siin oli tähtis sõnum see, et mitte
unustada ennast liiga kauaks valele teele. See on aja raiskamine. Et panna seda varakult tähele, kui sellised ilmingud tekkisid, siis hinnata midagi ümber ja jätkata oma teekond. Ja viimane oli vaprus. Loomulikult kõik sellised teele asumised nõuavad vaprust. Ja nii nagu Ossogi ütles oma raamatus julgus, siis julgus ei ole mitte hirmude puudumine, vaid julgus on see, et minnakse neile vastu, minnakse neist läbi. Ja loomulikult sellised elumuutused nõuavad vaprust või julgust, mitte hulljulgust, aga just sellist vaprust või julgust. Ja seda tuleb võtta. Küsimus on lihtsalt selles, kui väga te midagi tahate. Kui väga te tahate oma elu muuta. Tuleme päris algusesse tagasi, lõpuks teekonnale asumise üks motiiv on see, et kuidas siis saada teada, et kas praegu on õige aeg. Vastavalt sellele, kuidas sa ennast täna tunned. Kui sa tunned, kui sul on juba tööl kõik hästi ja sul on kodus kõik hästi, siis ongi sinu teekond. Kui sul on valdavalt positiivne emotsionaalne seisund, sinu mõtted on positiivsed, siis ongi sinu tee. See ongi hea feng shui, siis ei ole vaja midagi muuta. Aga kui see nii ei ole, siis on just sellised punktid ja aspektid, millele tähelepanu pöörata ja lähiajal paneme filmi kõigile vaatamiseks, tulge, vaatame koos, arutame ja saab ka teele asutud. Aga mina tänan, nägemist.